Autosid on palju ja tuleb ainult juurde. Paljud autojuhid ei vaevu teele sattunud loomade pärast isegi mitte pidurdama. Väike kõks ei sega ju niinimetatud kängururaudadega džiibi sõitu. Neid õnnetuid, kes aga kohe surma ei saa, ootab ees piinarikas põrgu. Mõnisada meetrit Randvere bussipeatusest sealpool ajas keegi eestimaalane umbes nädal aega tagasi koera all. Loomulikult ta kinni ei pidanud ja koer jäi sinna vedelema. Arstide sõnul võis ta seal piinelda suisa kuni 10 päeva. Juba mitmendat päeva kraavis lebanud koera märkas lõpuks bussijuht Raimond. Tavaline Eesti mees sõidaks reeglina rahulikult edasi ja ei laseks ennast tee ääres surevast loiusest häirida. Bussijuht eristas varjupaika ja andis teada meile, et on koer paar päeva juba siin kraavis lamanud ja siis tuli muurima asja. Mis siis selgus, mis seisus koer oli või kuidas see toimus kõik? Koer oli ikka väga halvas seisus, tal oli nahk, oli paista, karv oli maas ja kärbsed ümber ja väga vaevaliselt liikus ja tal olid ussid olid sees juba. Loomade varjupaikasid rahastavad kohalikud omavalitsused, seega meie linnad ja vallad. Tegelikkuses seda väga teha ei taheta, omalgi ju raha vähe. Seega kallid loomade operatsioonid käivad varjupaikadele üle jõu. Nii antigi surmasuus loomake üle loomakaitseseltsile. Kuna koer oli nii kehvas seisus, siis palus abi hoiukodu leidmisel, et teda ei oleks saanud hoiupaigas hoida. No see loom ju suisa mädanes elusalt, et kas teda vastik ei olnud oma autosse võttu? Ei, otseselt ei olnud, sest kuna looma vajas abi ja auto oli see sama, siis tuli ta lihtsalt ära toimetada. Surev koer toimetati Tallinnas Haabersti loomakliinikusse. Seal töötavad head inimesed, kes tegelevad ka selliste loomadega, keda teised loomaarstid naljalt ravida ei taha. Samuti pole selles kliinikus esmatähtis kasumi teenimine, vaid eelkõige siiski abistamine. Koer oli väga halva seisundis, ta oli väga veetestunud, väga nõrk ja kõht ja ei tahtnud isegi eriti kõnnida. Kas luutkondid olid terved? Oli terved, me tegime röntgeni ja seal oli täitsa kõik okei ja korras, et peamine asja oli nahk, et naha seisund oli väga halva seisundis ja seal oli niimoodi, seal oli väga palju puuke, iga 2 sentimeetri tagant oli puuk ja tegelikult see haava koht, kus ta sai lööki, see oli vaglade täis. Kuskil Eestis on aga perekond, kes seda koera otsib ja koju ootab. Paraku on nad jätnud kiibi paigaldamata ja nii jääbki kutsal kodutee leidmata. Selleks, et seda valvekoera elule tagasi päästa, vajab loomakaitseselts heade inimeste abi. Annetusi saab teha Hansapanga arvele 221041248998 või ühispanga arvele 1000 201 985 6000. Selgitusse palutakse märkida Berha.